Maismaalõumad versus meerelõumad. Oi. See ei ole hea mees. Poisid, me oleme just maandunud mahajäetud saare rannikule ja järgmised 2 päeva ootab meid ees ülim jahiväljakutse. Esimene päev. Me võtame ette sügavsinise ookeani, et püüda kõige suuremaid ja karmimaid loomi. Ja homme vahetame maastikku, poisid. Meil on parimad relvad, kõige pöörasemad loomad ja ma olen tänaseks täiesti valmis. Siin on meil see suur relv, millega saab maha võtta parimad loomad, keda leiame. Selle väljakutse eesmärk, poisid, on proovile panna iseennast ja vaadata, kas suudame püüda kõige pöörasemad loomad sügavsinises ookeanis. Ja homme juba täiesti uues keskkonnas. Selle väljakutse lõpuks peate teie mulle ütlema, milline püütud loom teie arvates parem oli. See siin on 1,2 meetrine harpuunipüss. Meid ümbritseb praegu äike ja välk igast küljest. Looduse jõud töötavad meie vastu, poisid. Aga loodetavasti aitab see suur relv siin meil midagi kätte saada. Ilmselt pole kõige targem mõte maailmas sukelduda äikese tormi ajal. Elu on ainult üks eks. Võib ju proovida. Las ma näitan teile, mis meil veel seljahotis on. Loomulikult on meil siin suur machete. Meil on GoPro ja GoPro akud. Ja lõpuks, poisid, meil on ka turgutusjook. Te teate, et võtame selle ainult siis, kui katses läheb kõige raskemaks. Ma ei tea, kas te näete, kuidas need pilved kogunevad. See ei ole hea mees. Äike ja välk on juba alanud. Ma ei tea, mis on veel ohtlikum. Seista rannal ja oodata, et see välk üle tuleb. Või ujuda ookeanis GoPro peas ja oodata, et see välk üle tuleb. Mõlemal juhul loen ma oma sõbra kanu. Seda võin sulle öelda. Lähme ja lõpetame maski tegemise. Praegu paistab see aias päris karm olevat. Tuul on tugevamaks läinud, tormid on meie ümber, aga me peame kala kätte saama, mees. Lähme!
vaata seda siin, see on coronation trout, seda kutsutakse ka flametailiks. Need kalad on ühed parimad söödikalad terves ookeanis. Ja te nägite, et meil oli vaja seda suurt harpuunipüssi, sest nende loomadele on tavaliselt raske lähedale saada, kutid. Me oleme alles esimese päeva poole peal ja ma arvan, et me saame selle kala veel välja vahetada. Midagi suuremat, ohtlikumat, midagi, mis tõmbab natuke tugevamalt. See lõpetaks esimese päeva täiesti uskumatult kõrgel tasemel, mis tähendab, et homme, kui me läheme maismaa loomade jahile, peame valima midagi pöörast, see on kindel. Me oleme sellega hakkama saanud. Lähme! Tänase päeva eesmärk on leida parim loom, mis võimalik. Ja me oleme alustanud väga tugevalt, kutid. Austraalias maksab selle looma liha umbes $200 kilo eest. Aga meil on selles väljakutses veel aega jäänud, mis tähendab, et saame varustuse kokku panna ja uuesti välja minna, et vaadata, kas leiame midagi paremat. Ja te teate, et täna läheme parimatest parimatele järele. Baby. Meil on see tehtud, kutid. Me ei saanud seda pelaagilist kala, mida tahtsime, aga me saime ühe parima riffi kala kogu ookeanis. See on Maori meripurikas. Saate aru, miks seda nimetatakse Maori meripurikaks? Vaadake selle näo värve. Need on ühed kõige raskemini harpuunitavad kalad. Kutid, ma olen oma elus neist vaid mõned tabanud. See siin on pigem väike kuni keskmise suurusega isend. Sellise kättesaamine kaldalt sukeldudes, kutid, seal rannikuriffidel on peaaegu enne kuulmatu. Meil on siin ühed parimad riffiliigid kogu ookeanis. Homme saab raske olema seda ületada, mees. Eriti kui me läheme maismaa loomade jahile. Me peame leidma midagi tõeliselt erilist, et neid kalu siin ületada. Panin selle tulle. Puud on olemas. Nii, valmis.
ma arvan, et me sööme selle ära. See saab olema nagu püha kraal. Anname selle siin saarel mõnele kohalikule ära. Võid ette kujutada liblikat. See on peaaegu samamoodi lahti. Täpselt nii me selle kalaga teeme. Kõik sisikond ja magu lähevad välja. Me ei taha neist midagi. Tundub täiesti uskumatu. Ja me lõikame noaga nii selgroo lähedalt kui võimalik. Ja võtame kindlasti kõik lõpused välja. Neid me ei taha. See pool seal ei sisalda ühtegi luud. Sellel poolel on luud ühel serval ja ülejäänu on kõik liha. Nüüd paneme need paika. Paneme ühe siia. Järgmine läheb siia. Need lähevad risti. Just nii. Üks asi meie kohta, poisid. Meile meeldivad korralikud restid, mees. Ja see siin on üks parimaid. Paneme selle peale. Oh, jumal küll. See hakkab nüüd aeglaselt küpsema. Kogu kuumus tõuseb üles ja küpsetab meie kala siin rannas, mees. Kõik, visake see kommentaaridesse. Kommentaarid juba kihavad. Ma tõesti armastan teid, kutid. Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi, kuidas me tänast üle trumbata suudame, kutid. Need on ühed parimad riffikalad kogu planeedil. Homme peame me midagi eriti erilist saama, et sellega üldse võistelda, kutid. Ausalt, kutid, te ei usu seda. See uhkus just randa. Sa ei saa seda isegi välja mõelda. Vaadake, see ongi just praegu randa uhutud. Sa heldus. Vaata seda. See peab olema kõige täiuslikum kuivkarbikoda, mida ma kunagi näinud olen. See on hea õnnemärk homseks, mees. Jah, sellel kasvavad ikka veel meritõrud peal. Sa näed ise, kui see on just randa uhutud. Sa poiss, vaata seda. Ma olen nii näljane. Ma olen täna terve päeva sukeldunud. Me hakkame sööma ilusat lahtisel tulel grillitud kala. Hakkame sööma. Sa heldes. Ausalt öeldes, see on üks parimaid kalu, mida ma oma elus söönud olen. Need kalad on suguluses näiteks snäpritega. Ja kutid, te saate aru, miks. Ma tean, et te alati ütlete, Wade, sa ütled seda iga kala kohta. Ei ütle. Ma olen varem isegi angerjat söönud. Olen söönud nahkhiiri. Olen kõike proovinud. Ja mitte kõik ei maitse hästi, kutid. Mõned asjad panevad mind pikali ja ma saan toidumürgituse. Aga see on nagu jumalate lõhn. See on nii hea. Homme proovime midagi veel paremat saada. Näeme siis, kutid. Ma tõesti armastan teid. Näeme hommikul. Tere hommikust, kutid! Oleme praegu jõudnud kaugetele mudaväljadele ja me hakkame alustama selle jahi teist päeva. Meil on machete ja paljad käed. Ja see ongi kõik, mida me täna loodame millegi pöörase püüdmiseks kasutada. Siin on need kauged mudaväljad ja mõõn on taandunud. Ja see on meie jaoks parim aeg jahile minna. Kõik need kuhjad siin on tegelikult erinevate loomade nagu krabide ja muu tehtud. Näete, siin on mõõnalombid palju väikseid krabisid. Ja kutid, siin saame leida mõningaid pööraseid loomi. Peame nende suurte ogaliste asjadega ettevaatlikud olema, sest need võivad mu jalgadele minna ja see on väga valus. Näete seda? Need on manad karbikoored ja muu selline. Seda krabid siin söövadki, kutid. Tundub, et siin sees midagi pole. Lähme edasi. Loomad, keda me täna otsima läheme, on tegelikult ühed kõige paremini maskeerunud loomad kogu maailmas. Seega peame olema eriti tähelepanelikud, sest see on ainus võimalus, kuidas me siin mõne neist elukatest üles leiame. Ja las ma ütlen teile, kui me suudame mõne neist leida, eriti suure isase, siis on meil tõeline seiklus ees ootamas. Siin on meil väike krabi. Vaata seda. See pole see liik, mida me otsime. Oi. Ta üritab näpistada see väike tegelane. Tal on ainult väikesed sõrad. Tal on jäsemed nagu minulgi, ülipikad ja kõhnad. Just siin mangroovide okste vahel peidavadki end kõik loomad. Me lihtsalt kasutame siin oma nuga ja koputame sellega. Kui me kuuleme midagi kõva, tähendab see, et siin sees on ilmselt krabi. Siin sees on terve hulk väikseid krabisid. See peab olema midagi suurt. Need krabid teevad nii, et nad tõmbuvad kerra ja istuvad kõikides nendes mudahulkudes ning on üsna hästi maskeeritud. Saime ühe kätte. Kuulsin just midagi kõva selles neetud auhus. Kas kuuled seda? See seal on krabi. Ma kasutan oma nuga, kutid, sest ma ei taha, et mis iganes siin sees on, mu sõrme ära võtaks.
Seal ta on. Jah, meil on ta käes, meil on see käes. See on väike emane, näed, tal on see suur veekuju allpool. Sinna nad kannavad oma mune ja tal puuduvad sõrad. Ta on tõeliselt äkiline emane. Ta on ilmselt siin teiste emastega kakelnud või midagi sellist. See on väga imelik mees. Need kräbid siin on tegelikult nagu kannibalid. Nad söövad üksteist kutid. Nii et me sügame teda kõhu alt ja laseme ta lahti, eks. Nad on maskeerumise meistrid. Olgu, liigume edasi, kutid. Meie jaht jätkub ikka veel. See on siin hullumeelne mees. Vaata neid loodeid. Sa näed sõna otseses mõttes, kuidas vesi lihtsalt sisse voolab. Nii et meil on põhimõtteliselt võidujooks ajaga. Kui see tõus täis saab, on meil väga raske ühtegi looma märgata. Meil on ilmselt vaid mõned tunnid jäänud ja siis on selle jahiga kõik. Nüüd või mitte kunagi. Järgime seda veevoolu lõpuni välja. Siia jäävad krabid ja igasugused loomad kinni. Leidsin siit midagi väga haruldast, kutid. Vana hea Coca-Cola-põrk. Olgu, tõmbame selle veest välja. Mis see on, mees? Ta kadus sõna otseses mõttes liiva sisse. Olgu, saime ta kätte. See asi on hullumeelne, vend. Jumal küll. See ei ole see tüüp, keda me otsime, aga ta on nii hästi maskeerunud. Ta kaevab end liiva sisse. Kuidas ta liigub? Tal on nagu väikesed rattad all ja siis tankikere. Kujuta ette, mida ta oma sõpradele räägib. Mind korjas just tullukas üles, siis öeldi, et ma olen tank ja siis lasti mind lahti. Vaata seda. Meil on siin süsteemis päriselt üks Nemo klounkala. Ma panen GoPro G alla ja näitan teile. Aga siin on mõned klounkalad lihtsalt niisama. Vaata neid siin. See on hullumeelne, vend. Need klounkalad peidavadki end tegelikult selles meriroosis. Ja see asi pakub kaitset igasuguste kalade ees, kes lähedale tulevad. See tegelikult nõelab neid. Ja see tähendab, et nad saavad sinna mune panna ja oma perekonda suuremate kiskjate eest kaitsta. Täpselt nagu Nemo, kui parrakuu ta läbi tuleb. Vaata seda. See on hullumeelne. See on kleepuv mees. Vaata seda. See on nagu madu ookeanis. Selle asja tekstuur on hullumeelne. Vaata seda. See on nagu väike veepüstol. Jah, see on kindlasti mingi merikurgi liikmees. Me liigume edasi. See pole see, mida me otsime. See tundub praegu sõna otseses mõttes nagu Call of Duty missioon. Me kõnnime läbi nende mangrovide. Ma seisan millegi peal. Mis see on? Vaadake seda, kutid. See on seal liiva-dollar. See on nagu münt. Sellel on hullult lahe muster. Meil on veel üks täiesti pöörane merikurk. Kutid, selle tekstuur on kleepuv. See on nii imelik. Vaadake selle nägu. Tal on mingid imelikud kombitsad, mis tulevad välja. Jumal küll. Mis toimub, vend? Mis? See loom on hullumeelne. Tal on mingid imelikud harjased, mis tulevad välja. Need üritavad minust kinni haarata. Ja see on lihtsalt kleepuva tekstuuriga. Vaata, kui läbipaistev see siin on. Meil on siin veel üks loom. Ma pole ka seda tüüpi varem näinud. Meil on veel üks veepüstoli tüüp, kutid. Need asjad lihtsalt armastavad mind. Väike täpiline. Me liigume nüüd nende kivide juurde üles. Seal võib olla väike snäkk, mida nosida. Esimene söök täna, mida saame süüa. Lõikasin ta noaga lahti. See oli täiuslik. Saime värskeid austreid, kutid. Lähme sööme need ära. Cream my sooline. Tegelikult hakkavad austrid mulle juba meeldima. Varem ma vihkasin neid. Kui nad on vee all, värsked ja soolased, on nad päris head. Kuulge, me ei ole siin selleks, et kividega armatseda ja terve päev austreid süüa. Nii et liigume edasi. Tahame leida midagi natuke suuremat ja lihasemat. Olen jõudnud siia kaljusele paljandile, kus on palju mangroove ja see näeb tõesti hea välja. Poisid, meil on siin lombis krabi. Ma näen selle välimist osa, selle varju. Ma pean väga kiiresti liikuma. Ma proovin otse selle alla saada ja siis ta välja tõmmata. Kui ma liiga kaua ootan, läheb ta ilmselt sügavale oma urgu ja siis me kaotame ta. Ta liigub oma urus. Vaata siia. Vaata seda. 3, 2, 1. Mine! Mine! Jah, me saime krabi. Ma lähen seda haarama. Sa tead, me saime selle. Ma surusin ta paigale.
issand, mees. Meil on seal suur krabi, aga see on emane. Vihma kallab ja see on pöörane. Nii suurt emast peab laskma minna, mees. Sa ei taha nende asjadega koju minna. Ükski mees ei taha seda. Seda ma võin sulle öelda. Kindlasti toob tulevikus palju rohkem poegi, kutid. Laseme ta vabaks. Nii palun. Otse tagasi sinna, kus ta tuli. Me oleme praegu üsna põhjas. Leiame ainult emaseid. Te teate küll, mis aeg on. Peame avama oma energiašoti ja saama viimase energialaengu, enne kui siseneme mangroovisüsteemi sügavasse ossa. Lähme! Olgu, meil on viimane energialaeng käes, kutid. On aeg jahile minna. Me läheme siia sisse. Lähme! Ma ei lõpeta seda enne, kui olen leidnud ühe tõelise juraka. Hakkame otsima. Vihma sajab lausa oavarrest. Me leidsime siit kõik peale selle suure isase. Meil on olnud kõik head märgid emaste kohta ja kõik muu selline. Ja me oleme praegu mangroovisüsteemi kõige sügavamas osas. Praegu otsime kõigis nendes lombikestes siin, kutid. Siin need suured tegelased hängivadki. Mitte midagi. Kas te näete seda siin? Vaadake seda, meil on siin suur krabi, meil on siin tõeline koletiskrabi, kutid. Ma näen juba ta sõrgade suuruse järgi, et see on suur isane. Ta lihtsalt istub ja vahib mind. Vaata teda seal, see saab olema korralik lahing, mees. Lähme. Me läheme, vaatame, kas ta on vihane, see tüüp. Oh jaa, mees. Oh, issand. See on krapsakas tüüp. Olgu. Läheme paljakäsi peale. Oh, issand, mees. Ma tulen kohe üles. Oh. Hästi. Au. Issand, ta oli mind peaaegu kätte saanud. Hästi, me saime ta kätte. Mul on ta sõrad. Mul on ta sõrad. Ma panen nüüd käe talle peale. Oh. Issand. Pean käed. Oi. Oh, ei. Kus ta on? Ta läheb, ta on tagasi läinud. Ta on läinud, vend. Oh, jumal küll, kus ta on? Kus ta on? Ta oleks mind seal mitu korda peaaegu kätte saanud, kutid. See oli karm. Au. Seal ta on. Olgu, ma haaran ta kinni ja tõmban välja. Ta hoiab mu nuga kinni. Oh, jumal küll, mees. Vaata seda krabi. Oo, issand. See on koletis. Oh, jumal küll, me saime hakkama. Vaata seda koletist seal. Oh, jumal küll. See on meeletult suur krabi, kutid. Mu süda lööb nii kiiresti. Ta oleks mind peaaegu mitu korda lömastanud, see tüüp. Vaadake mu käsi praegu. Ma päriselt pärisen ja me oleme sellega hakkama saanud, kallis. Meil on see elukas käes. Ta ei mahu isegi kaadrisse ära ja need küünised siin on liha täis. Näete, see on ilus roostekarva, mis tähendab, et ta hakkab kohe oma kesta vahetama. Teise kõrgema testosterooni tasemega loom loomariigis, kutid, ja üks kõige pöörasemaid loomi üldse. Ta on ikka veel vihane. Vaadake teda. Olgu, me lõpetame ta võimalikult kiiresti ja humaanselt, kutid, ja me läheme lihtsalt otse tema kehast läbi. Ja nii tapate nad koheselt, just nii. Üks torgejad on surnud, mees. Me hakkame vaatama, kumb maitseb paremini. Maismaa loomad versus mereloomad. Ja ma arvan, et see asi hakkab konkureerima selle hullumeelse kokkamisega, mis meil eile oli. Meil on siin oma mudakrabi olemas. Me hakkame selle pöörase ranniku ala peale lõkkeaset tegema. Vaata seda. Meil on isegi vikerkaar lõpetuseks. Ma ei jõua ära oodata, et võrrelda, mida me eile püüdsime sellega, mida täna saime ja vaadata, kumb maitseb paremini. Ja kuulge, lõpuks peate te mulle kommentaarides teada andma, kumba te eelistaksite olla. Nagu koer, kes kaevab rannas auku. Meil on süütematerjal. Paneme selle otse auku. Meie väikesed puutükid. Pane see sinna. Ja siis meie suured puutükid. Kõik minge ja pange see ära. Kommentaarides käib juba arutelu. Oh, see on hullumeelne. Kraabi on kohe siin. Saar kauguses. Vikervaar. Oh, jumal küll.
see on hämmastav. Mees, ma arvan, et see võib eilsega võistelda. Te nägite, et meil olid ühed parimad kalad üldse. See Mary Sea Perch. Meil on üks suurimaid krabisid, mida ma oma elus olen püüdnud. Kohe läheb nahka. Kui ma saaksin teile näidata, kui raske see on korralikult mitu kilo, eks. Me paneme ta kohe peale. Vaadake, kuidas see asi värvi muudab. See on hullumeelne. See läheb sellest rohekast värvist erksaks punaseks. Ja see on tema kestapigmentatsioon. Nüüd, krabi otse tule kohale viskamine on tegelikult minu lemmikviis seda valmistada. Paljud tüübid aurutavad neid või viskavad nad vette ja muud sellist. Aga otse süte peale viskamine tähendab lihtsalt seda, et nad küpsevad oma kesta sees. See mudakrabi praegu on nii värske. Ta liigub sõna otseses mõttes veel, kutid. Tema sõrad liiguvad täpselt nii ja need on närvid looma sees. See asi oli sõna otseses mõttes umbes 10 minutit tagasi veel veekogus. Vaata, kui punaseks ta on läinud. Ta on mahlane. Olgu, paneme ta tagasi peale. Sa kuuled sõna otseses mõttes, kuidas mahlad selle krabi sees praegu auravad. Ma kiskun selle paaritikese küljest ära. Oh, mu hea. Mõnikord saad need sõrad ja seal pole eriti palju liha sees. Aga see siin, see on täiskallis. Oh, mu hea. See on kõik liha. Olgu, proovime seda nüüd. Te nägite eile, ma arvan, et me saime 9 või 10 10-st, aga see peab olema hullumeelne, et üldse konkureerida. Maakuningas kallis. Grillitud, valge, magus, see on 20 10-st. See on nii hea, kui üldse saab olla, kutid. See on olnud üks hull jahi väljakutse ja mul on hea meel, et te siin olete. Meil on veel videoid siin, kui tahate vaadata. Ja ärge unustage laikida ja tellida. Näeme teid järgmises pöörases videos. Palju armastust!